Head korvpallisõbrad siin ja sealpool ekraani. On jälle aeg rääkida 3-3 korvpallist ja selleks ma annaks sõna Eesti Korvpalliliidu 3-3 valdkonna juhile Reigo Kimmelile. Aitäh! Ja selleks, et ma ei oleks siin üksi, siis ma kutsun siia laua taha veel teised inimesed, tähtsad inimesed 3-3 korvpallist ja esimesena Siim Raudla, Eesti 3-3 koondiste peatreener. Teiseks väga tähtis treener Priit Vene. Seejärel Eesti kõige legendaarsem, kõige rohkem Eesti koondiseid esindanud mängija Kadri-Jaan Lass ja Eesti meestekoondise esindaja Rait-Riivo Laane. 3-3 korvpallisuvi algab juba sellel nädalal, sellel pühapäeval. Treeningud on alanud Eesti meistrivõistluste sari, mis sel aastal kannab jälle nime Alexela 3-3 korvpalli Eesti meistrivõistluste sari. On siis pihta hakkamas sellel pühapäeval Tallinnast ja saab läbi ka Tallinnas 6. augustil. Tuleb päris põnev suvi, kus ühtegi vaba nädalavahetust ei ole. Räägin teile natuke suvest ja seejärel tutvustame selle aasta Eesti 3-3 korvpallikoondiseid. Eesti korvpallisuvi, nagu öeldud, on leidnud endale uue peatoetaja juba eelmisel aastal, siis kandis sari nime Alexela 3-3 korvpalli Eesti meistrivõistlused. Sel aastal sarjas on plaanis 15 etappi. Alustame Tallinnas, lõpetame Tallinnas, aga vahepeal käime ära Võsul, Haljalas, Pärnus, Kohtla-Järvel, Jõhvis, Orissaares, Kanepis, ehk siis Saaremaalt Ida-Virumaani ja Pärnust Lõuna-Eestini. Sarjas selguvad Eesti meistrid, sarjas selgub see, kes sõidab FIBA maailmaturneele, mis toimub augusti lõpus Debrecen'is. Maailmaturnee on sel aastal suurem kui kunagi varem ja suurem auhinna fondiga ka kui kunagi varem, nii et 3-3 korvpallis on võimalik Eestist ükskõik millisest linnast siis juba nimetatud või väiksemast asulast jõuda siis tõepoolest maailma tippu, saada osa rohkem kui vist 3 miljonilise eelarvega World Tourist ja lisaks siis suurele maailmakarika sarjale on toimumas ka mitmed tähtsad tiitlivõistlused, on toimumas Euroopa meistrivõistlused, maailmameistrivõistlused ja Eesti on sinna minemas väga mitmete koondistega, rohkemate koondistega kui kunagi ühelgi varasemal aastal. Aga esmalt täname toetajaid ja täname Alexelat. Tuleb meile siia Tarmo ja ütleb, mis tema 3-3 korvpallist arvab. Aitäh! Et Alexela poolt on tõesti hea meel jätkata 3-3 korvpalli toetamist ja Alexelaga ma arvan, et miks ta hästi haakub, kuna Alexela on korvpalliliitu juba mitmed aastad toetanud, siis 3-3 on selline sari, mis jõuab erinevatesse kogukondadesse, et Eestimaa eri nurkadesse, nii nagu on ka Alexela oma teenustega üle Eestimaa ja üks meie peamisi motosi on, et olla seal, kus on Eesti kogukonnad ning toetada Eesti kogukondi ja ma arvan, see on väga hea ühendus, et viia 3-3 korvpall Eesti eri kohtadesse ning olla selle juures siis Alexelaga toeks, et edu võistlejatele, sportlastele ning alustame nädalavahetusel ning augustis näeme juba. Aitäh ja Alexelast on sel korral tõepoolest põhjust pikemalt rääkida. Alexela on üle Eesti ja te saate kõik seda kontrollida. Võtke lahti oma telefonid, otsige selles mobiiliäpp nimega NaviCap. Te leiate selle lingiga siit video alt hiljem, kui te seda videot järel vaatate. Avates NaviCapi äpist leiate Alexela GPS reisimängu. Selle reisimängu eesmärk on panna teid külastama kõiki selle suve 3-3 etappe ja kõiki Alexela tanklaid, olgu selleks siis automaattanklad või siis mugavuspoed. Iga koht annab punkte, automaattankla annab 1 punkti, mugavuspood 2 punkti ja 3-3 Alexela 3-3 meistrivõistluste etapp annab siis 5 punkti. 3 kõige rohkem punkte kogunud osalejat, nende vahel loositakse välja siis 1000 eurost kütust või reis korvpalli Euroopa meistrivõistlustele Milanos juba sel septembril. Nii et laadige äpid alla, äpis on ka tulemuste tabel,
tänase hetkeseisuga mina olen 1 punktiga selles juhtimas, aga lähete kõik mööda ja Eesti Korvpalliliidu ning Alexela töötajad võivad sellest küll osa võtta, aga auhinna loosimises ei osale, nii et kui te olete teine, siis te juba juhite. On aeg aga rääkida veel 3-3 korvpallikoondistest, enne kui Siim Raudla siin selle mikrofoni enda kätte võtab ja jätkab täpsemat juttu, siis eelmisest aastast rääkides Eesti sai osa võtta FIBA U23 korvpalliliigast ühest etapist. See toimus juhuse tahtel, Kreeka võistkond jäi karantiini, Eesti sai sinna osalema minna, põhimõtteliselt 1 päevaga pidime seda otsustama ja selleks tuli meile appi meie selle aasta sarja esitleja, paljudele 3-3 korvpalli mängijatele ja osalejatele tuttava nimega võistkond eelmisel aastal ka Eesti meistrivõistluste sarjas osales ja selleks on Scanweld ja Scanweldi esindaja meil, Indrek on ka meil siin, anname kohe talle ka mikrofoni, aga rääkides sellest sarjast, siis Eesti paneb sel aastal välja erinevatele 3-3 tiitlivõistlustele välja 9 koondist ja 4 nendest on siis noormehed neiud U21, U23 sarjas, kes siis juba juuni keskel alustavad oma mänge Kaunases, aga Indrek, tule räägi meile, kuidas sul eelmise aastal Kaunases läks. Ehk siis selle aasta Eesti meistrivõistluste sari kannab nime Scanweld esitleb Alexela 3-3 Eesti meistrivõistlused. Nii. Tere ka minu poolt, kallis korvpallirahvas. Scanweld sai hiljaaegu 30-aastaseks ja kogu selle aja jooksul on ta ka sporti ja sealjuures ühte minu lemmikuala korvpalliga tõsiselt toetanud ja tänava korvpalli enam kui 20 aastat. Eelmine aasta oli see natuke nagu spontaanselt, kuidas tekkis see vähe süsteemsem toetamine, mitte ainult üksikute võistkondade tasemel. Ja see aasta siis juba eelmise aasta lõpus istusime valdkonnajuhtidega nagu maha ja pidasime väheke plaani. Ja nüüd ongi Scanweld esitleb. Ala on kindlasti väga emotsionaalne ja kaasakiskuv ja ega juhuslikult ei ole ta sattunud ka olümpiamängude kaua. Kuigi 3x3 on 9 ja 5x5 on 25, siis tegelikult on nad nagu võrdsed. Meie riigis on nad ka ühtse katuse all, see on korvpalliliit. Ja kuna praegu on võimalus vähe erimoodi pääseda tiitlivõistlustele, et see ei ole kuskil alagrupi mängud ja siis veel mingisugused vahemängud, vaid käib reitingute järgi, siis on siin ka väikestel riikidel, Lätist rääkimata, me teame tema tulemust, eks ole, Tokyos, ka oma võimalused, eks. Vaatasin just, et praegu maailma edetabeli otsas on kuskil ligi 800 000 reitingupunktiga mängijad. Eestis on siis tipus 50 000, et vahe on suur, aga meid peab palju olema, kes seda reitingupunkte toovad ja küll me pääseme siis ka sinna tiitlivõistlustele. Aga siin ongi nüüd see sama koht, et 3x3 on 9, 5x5 on 25, et see on nagu väike väljakutse korvpalliliidu juhtkonnale, treeneritele, asjameestele, naistele, et need 2 tükki ei tohiks omavahel konkureerida, vaid nad peaks kindlasti tekitama nagu sünergia. Saan väga hästi aru, et see ei ole lihtne, aga meil ei ole veel professionaalseid klubisid ega mängijaid, kes aasta ringi ainult seda jumalat teeniks, nii et me peame ikkagi oma jõud ühendama. Aga soovin kõigile meeldivat korvpallisuve ja kindlasti läheb see meil korda ja ma olen ka kindel, et küll need tiitlivõistluse reitingupunktid tulevad, nii et edu meile kõigile. Aitäh Indrekule ja kogu meie meediapublik, kes meid jälgimas on siis ja järelvaatamas tänastesse õhtustesse uudistesse, ootavad kindlasti seda, mida räägib meile peatreener Siim Raudla, ole hea, 2 nädala pärast on minek Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsioonile, räägi, kus see toimub, kes läheb, mis plaanid on? Alustuseks tere ka minu poolt. Kes läheb, seda me veel hetkel ei tea, see on alles selgumisel. Naistega alustasime treeningprotsessi 2 nädalat tagasi, 3. nädal on käimas, meestega saime kokku sel nädalal, esmaspäeval. Naistega on meil sel suvel hetkel paberite järgi töös 17 mängijat, meeste poolelt on hetkel 8 mängijat, aga neid vaikselt siin saali hooaegade lõppemisel hakkab juurde tilkuma. Ja nagu siin juba Reigo jutust läbi käis, siis rekordiliselt 9 koondist sel suvel välja lähevad erinevatele kas siis tiitlivõistlustele või rahvuste liiga turniiridele.
et igal juhul on tihe suvi nii treeneritel kui ka mängijatel ees ootamas, loodetavasti suudame samasuguses kasvutrendis jätkata, nagu ma ütleks, et me oleme seda seni teinud, isegi täna mõtlema hakates avastasin, et 5. hooaeg hakkab ka minul juba minema ja ma arvan, et selles osas on rõõm tõdeda, et me endiselt oleme selle ala osas ka kasvamas, et oleme kasvamas nii eelarve osas, siinkohal muidugi tänusõnad nii olümpiakomiteele kui ka erasponsoritele Alexelale ja Scanveldile, kes on meile õla alla pannud ja tänu sellele siis on ka see koondiste arv kasvanud, et see teeb rõõmu ja oleme siin Priiduga ka arutanud, et see jätkusuutlikkus peab tekkima, et ei saa nii, et meil on ainult täiskasvanute koondised ja U18 koondised, et seetõttu siis on meil sel suvel ka U21, U23 nii poistes kui tüdrukutes või võtame siis meestes-naistes, kuidas kellelegi, on esindatud, et näiteks kui meil U18 noormehed eelmise aasta MM-il olid hõbedal, siis kindlasti see samm meeste hulka on sealt veidi liiga pikk, et nüüd on õnneks seal U21 ja U23 vahele tekkinud ja ma arvan, et see samm kindlasti enam nii pikk ei ole. Et see on tore, et meil on toetajaid, sest ilmselgelt, mida on rohkem koondiseid, seda rohkem on ka kulusid, aga peavad tekkima sellised loogilised sammud, et meil ikkagi ka järgmistel aastatel oleks olemas need Laaned ja Lassid ja Puidetid ja teised, kes võtaksid ühel hetkel ka nii-öelda täiskasvanute koondises need teatepulgad üle, sest et ega ka nemad lõputult ei mängi, aga koondise suvi, nagu öeldud, on tihe ja tuleb kiirelt peale, juuni alguses siis Rumeenias juba Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooniturniir nii meestele kui naistele. Eelmisel aastal mängisime siis täpselt samas kohas, nii et olud peaks olema tuttavad, mehed EM-ile pääsesid eelmisel aastal, naised mitte, üritame ka sel suvel selle teoks teha, miks mitte mõlema koondisega. Igatahes töö meie poolt selle nimel käib, mängijad trennides on igati edasipüüdlikud ja loodetavasti see meie kasuks lõpuks ka mängib, muidugi aeg meie kasuks ei mängi, sest nagu öeldud, osad mängijad, kes meil koondistes on veel hetkel saali korvpalliga seotud, et see on ainus asi, mille üle hetkel nuriseda saab ja mis mingil määral võib-olla, et mängib meie kahjuks. Aga jah, siis tulevad juba edasi rahvuste liiga turniirid U21, U23, augusti alguses U17 poisid-tüdrukud sõidavad samuti Euroopakate kvalifikatsioonile ja hetkel siis viimane turniir, viimane tiitlivõistlus on augusti lõpus Ungaris U18 poiste maailmameistrivõistlused, kus siis eelmisel hooajal tuli ka see hõbemedal ja kindlasti me sel hooajal ka kehvemini esineda ei taha ja kui me peaksime Euroopakatele peale pääsema, siis need peaks ootama ees juba septembri alguses või septembri keskel, aga vara veel kuskile rutata, sest et kõigepealt peab hästi kvalifikatsiooniturniiridel esinema ja need kohad välja teenima, sest et sõel on endiselt tihe, 12 koondist siis pääseb vaid Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril, et see on ikkagi päris karm kadalip, mis tuleb läbi teha. Aitäh, Siim, see ülevaade on siis Eesti 3-3 koondistest, nagu öeldud, siis mitmed mängijad koosseisud veel on selgumisel, aga juba 2 nädala pärast Rumeenia on see koht, kus algab eestlaste jaoks 3-3 korvpalli Euroopa meistrivõistlused. 2 paremat meeste arvestuses ja 3 paremat naiste arvestuses pääsevad edasi siis finaalturniirile. Finaalturniir toimub Austrias ja see toimub täpselt 1 päev pärast Eesti-Kreeka mängu Milanos. Nii et loodetavasti on meil põhjust Milanost edasi sõita siis ka 3-3 korvpalli Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. Aga suvi, nagu Siim juba ütles, tuleb tihe ja koondised on juba alustanud mai alguses. Sel aastal, kas sa, Siim, oskad kokku öelda, mitu mängijat üldse kõik kokku on kõikides koondistes? No kui me võtame 9 koondist, igas koondises reeglina on 4 mängijat, aga kindlasti rahvuste liigat me plaanime minna mängima rohkemate mängijatega, ehk siis eks ta sinna 40-50 vahele kipub ma usun jääma. Et see number on kindlasti oluliselt suurem kui see, millega me siin 5 aastat tagasi alustasime, kui Kotsar, Puidet, Järvelainen ja Torbek siin, mäletan, õues Siimuga palli põrgatasid. Aga Kadri Ain, sul tuleb 10. kord seda mängu mängida. Mis sellest formaadist sulle meeles kõige paremini on?
Jaa, ma olen seda 3-3 teinud nüüd päris pikalt. Ise hakkasin ka mõtlema üks päev, et esimest korda suurele võistlusele läksimegi Indoneesiasse 2013, et järgmine aasta saab 10 aastat. Et mul on palju häid mälestusi 3-3-ga seotud, aga mul on lihtsalt olnud väga tore vaadata ka seda arengut, sest et kuidas me mängisime ja kuidas see 3-3 üldse välja nägi, alguses oli väga teistsugune, kõik reeglid on muutunud, väljak on muutunud, väljaku materjalid, kõik asjad, et see on nii palju arenenud, et seda on väga tore jälgida olnud ise selle sees olles. Aga võib-olla kõige eredam hetk on minu jaoks ikkagi see Euroopa mängude hõbemedal, et naiste kategoorias ikkagi nagu suurvõistluste medal, see on minu jaoks väga sükene hea mälestus. Tegemist on vist mitte ainult naiste kategoorias, vaid Eesti korvpalli 100-aastase ajaloo jooksul ainsa kategooriaga, mis on saanud tiitlivõistlustelt medali. Rait Riiva, sinul on Euroopa meistrivõistlustelt koht kõrgem kui Siimul, eelmise aasta 7. koht. Mis selle aasta mõtted on? Kõigepealt tuleb see Euroopakate pääse välja teenida, et see on hetkel ainuke eesmärk, mis seatud on. Et me ei saa ju enne rääkida Euroopakate tulemusest, kui me sinna peale ei ole pääsenud. Ja Euroopa meistrivõistlustel siis õige pea selguvad ka alagrupid. Eesti siis alustab mänge 3 alagrupis, 2 paremat pääseb edasi, tuleb jõuda 2 parema sekka. Ehk siis tuleb jõuda finaali selleks, et pääseda finaali, ehk siis septembris toimuvale finaalvõistlusele 12 parema sekka, kuhu meeste arvestuses on juba 7 tiimi saanud. Priit, kuidas sul suvi läheb, suvi plaanis on? No suvi läheb töiselt, sellepärast, et kui need numbrid ette lugesite, siis juba võrreldes möödunud aastaga on materjali kõvasti rohkem ja eks meie plaanid ole nii seatud, et ega seal väga hingetõmbajaga ei tule, aga kui me tahame midagi saavutada, siis ega me ei saagi vähe teha, tuleb ikka teha rohkem ja siis ta midagi võib-olla tuleb, sellepärast, et eelmise aasta tulemus, nagu Siim ütles, et allapoole ei tahaks teha, et tahaks ikka korrata või paremat saada, et eesmärgid aga olemas ja ma loodan, et nooremad näevad ka, et millega me siin tegeleme ja kuhu me oleme nagu juba jõudnud ja kuhu me üritame veel rohkemate jõududega jõuda, nii et selles mõttes perspektiivi on. Jah, selline siis lühike ülevaade Eesti 3-3 korvpalli suvest ja plaanidest. Täna me siin teile tegime. Täna hommikul, ma saan aru, oli trenn ja täna õhtul on ka veel trenn ja jätkuvad need trennid siin veel mitu nädalat ja siis jätkame ka võistlustega, otseülekandeid näete ka nii Eesti meistrivõistluste kui Euroopa meistrivõistluste turniiridest. Sel pühapäeval kõik siis olete oodatud Tallinnasse, homme vaatame ilma teadet, otsustame, kas siis mängime õues või saalis, sest 3-3 korvpall on selline ala, mida mängitakse igal pool, nii sees kui väljas ja siis jätkame juba koondiste mängudega. Koondised on minemas ka meil välja erinevatel turniiridele. Juba sel nädalavahetusel on üks turniir plaanis Poolas, järgmisel nädalavahetusel Leedus. Nii et sellised treeningturniirid on tulemas ja Eesti koondistele saab kaasa elada, Eesti meistrivõistlustest saab osa võtta. Nii et jälgige mängu. Laadige alla omale Alexela GPS reisimäng, sealt saab näha, kes siis kõige rohkem Eestis sel suvel korvpallisündmusi külastab ja tanklaid läbib. Ning loodame, et sellel suvel on põhjust veelgi rohkem rõõmustada kui eelmisel aastal, kui Eesti 3-3 korvpalli ajaloo, mis siis järgmisel aastal võiks tähistada 30. juubelit ajaloo jooksul, oli vast koondiste arvestuses kõige paremad tulemused. Nii et jääge meiega ja tulge vaatama. Aitäh!